ilusti kenasti kätte jõudnud reede, aga siiski reede ei ole. Jällegi jooksnud kokku. Eile ma ei vloginud, sest et ma lõpetasin just eelmise nädala videot, kus ma siis andsin teada oma schedule update'ist, aga kohe hakkame meie Sydney'ga filmima. Mis asja me teeme? Meie maalime 11. Meist tulevad Picasso 2.0-d. Lõpetasime just Sydney video filmimise. Hästi korraks näete. Tahate näha, kuidas Sydney mindi joonistas. Infurupult leiate ilusti Sydney video ka. Aga meie liigume edasi homsesse päeva, sest homme on palju huvitavam kui täna, ma arvan edasi. Kas me saa mingi transitioni teha? Jah, pane käsi ette. Sa teed siukest. Vot selline ilm mulle juba meeldib. Kuidagi kiirelt on läinud see on ju. Pühapäev on tegelikult. Täna oleme meie liikumas siis Pärnusse. Ma võtan kiirelt süüa, siis me näeme kohe tüdrukuid. Jällegi. Oota, kui me selle loosi teeme, siis millal me selle loosi võitja välja loosime? Ja näeme juba homme! Tšikide kanali, okei, 3, 2, 1. Tšikid! Ma sain sellega nüüd lõpuks tehtud, ma lihtsalt värisesin maas mingi. Ma just rikkusin Maria elu ära ja ma tutvustasin talle elu, mis on elu suure laia lensiga. Lai kaader võtab nagu Fisha efektiga nagu see ei jäta, see näeb lihtsalt suur. Ja Liisal on minu arust ka ju. Jaa, ja talle ei jää, talle näeb nagu... Uks kinni, läheb. Eelnevalt ma ei teadnudki, et minul on ka täna etteaste, aga just kohe tulebki minu etteaste, seame ennast paika. Lähme lapinsid võtma vastu. Saami kätte. Igal juhul, see on siis asi, mis annab signaali pähe Tiinale ja Kapale. Kappa ei pannud peale seda enda. Kappa ei pannud peale seda. Kõrvaklapid, mis on, need summutavad kõik välisse heliga ära nagu by the way. Ma sain aru sellest jah, nagu poole rääkimise. Teine set tuleb veel paremini nüüd siis, kuna sa kuuled ka ennast seekord äkki. Lähme vaata, mis toimub seal sellel Kaanse alal. Kuidas te kommenteerite esimest poolt sellest? Väga äge oli. Ma ei tea, ma... Ja see oli üliäge, aga nagu see oleks võinud palju pikem olla. Minu arust oleks nii kiiresti. Ma kahju, et see oleks püsti, vaata, sest kui see oleks püsti, siis ma võin aega nagu... mõminad, ma kuulsin sinu laulu siin. Ma tean, me just tegime seda, see tuleb laivis praegu. Ja me siit kohalt lõpetame suured tänavad selle 2 tundi. Su särk paistis väga läbi või? Ma nagu midagi seal orkestris oli, mis nagu pani, tõmbas nagu alla tämbri veits. Ma ei tea. Tead, mis on või? Liina loel trummar pani mäsa. Ja ma kuulsin. Trummar pani hea mäda maha. Kas ma ei pannud tempost mööda? Väga õige. Väga pikk oli. Ma tulin maha, mul käed siiani käivad nagu niimoodi, sest et ma olin see pingutuse laks, mis oli lihtsalt. See oli orkestriga üli-ilus. Ma ei ole enne niimoodi keskendunud. See oli orkestriga üli-ilus. Mul enne keskendumine oli nagu miljon, sest Kappa laulis terve aeg vales helisti, kus ma lihtsalt mingi stand up'i kaasa. Ma lihtsalt salmi ajal ma hakkasin nagu räppi panema, vaata. Sa panid räppi ka madalamas helistikus. Ei joo, ja nüüd on kõik igasugused timelapsid tehtud, aitäh, head aega, näeme homme. Räägi. Käes on jälle reede. Mu elu on hetkel väga sassis. See näitab väga hästi minuga hektiline vlogimistaktika. Peace out. Hi vlog. Haja. Ma pean kõik asjad maha müüma, reaalselt. Peangi kõik asjad maha müüma või siis ära viskama. Sest et jaanuarist alates olen mina koduta. Meil nagu otseselt koduta ei ole, aga nagu kanda, me läheme minu vanemate juurde peale jaanuari. No basically, mina olen koduta ja mul on neid asju nii... Mul on nii palju. Enamus asjad, mis ma maha müün, on siiski kõik siis... Ma jooksin kokku vahepeal, sorry.
Enamus asju, mis ma maha müüma pean, on seotud siis nagu minu muusikaliste ettevõtmistega, kui ma noor olin. Ma ei kasuta osasid asju, mis tõttu nad seisavad kasutult ja võiksid olla kellegile teisele kasulikud. Kui sa tunned, et sul on võibolt see sama, sulle pakub pinget kitarr või teed kitarr õppida, siis mul on üks väga hea kitarr, mis läheb müüki. All descriptionis on link ka sellele. Tõesti tea, mis ma selle hinnaks panen. Ma maksin sellest palju kunagi, kui ma olin väike poiss. Umbes niisugune 20-aastane poisike. See oli 6 aastat tagasi. Ma arvan, et riided ma lihtsalt annetan ära. Aga ma panen riidesse, mis me siin ikka toas räägime, kui õues paistab päike. Sinine taevas. Ja sinine taevas on ka täpselt niimoodi, no. Hugo, kuule, kas sinust saab ka koduta? Mis küsimus see on? Sinust saab koduta, ega? Mis mõttes? Ja selles mõttes, saab küll. No täpselt see, ei, see minu vlogi teema ongi, minust saab koduta, ma pean kõik asjad maha müüma, kas sina pead ka mu asjad ära maha müüma? Nagu vaikselt riiet on nagu vastavalt. Igal juhul, Hugo kolib, ei, sa ei koli kuhugile ära. Ta siis läheb ka, võtab rännaku hingeteekonnale, et viid preilaav. Me oleme puukküürnikud ja lõpuks saab see puuklus otsa ja lõpuks on see ka... Lehm on lüpstud juba, just tõesti. Aga peale selle, see läheb täna veel üles seega, Hugol on täna sünnipäev, nii et mingi näidake talle seda armastust. Swipe'id üles ei saa ekraanil korraks. Swipe'iga paremale. Swipe'iga paremale, kui te näete Hugot kuskil niimoodi ehk niimoodi. Ja tegelikult description'is leiate tema Instagrami ka kuhu alla. Kas te panete sünnipäeva pildid kõik või? Võiks teha küll tegelikult. Siis inimesed saavad sinna minna ja kommenteerida alla. Palju õnne, Hugo. Võt, midagi veel tahtsin rääkida. Viitsi pärast rääkida. Swipe. Teie näete kohe. Joo, nii, viisi. Millest ma rääkinud tahtsin? Jaa, tulin nüüd stuudiosse, tegin oma asju. Kätten jõudnud õhtu. Õnneks on veel talv. Miks ma nii kokku jooksnud viimasel ajal olen? Ma ei saa üldse aru, ma tulen džunglisse ära. Palju asju saab announce'itud järgmisel nädalal Martin pluss Liina kanalil, aga enne veel seda tahan mina olla see, kes announce'ib esimesena just meie siis niukse contenti, mis on tulemas. 27. detsember. Me oleme haipinud seda juba, mina olen Twitteris haipinud, igal pool haipinud, et 27. detsember tuleb midagi. Enne 27. detsembrit tuleb veel midagi, aga sellest juba siis, nagu ma ütlesin eelnevalt, Martin pluss Liina kanalil. Aga 27. detsembril sõidame meie siis Liinaga Ameerikasse ja seetõttu olengi mina edaspidi ka kodutu, sest et selleks ajaks, kui me seal oleme, annan mina oma korteri ära. Ma ei tea, mis korteri omanik selle korteriga küll teeb, aga ilmselgelt on kellelgi võib-olla võimalus seda sama uhke seinaga korterit üürida. Jälle ma ei saa kuidagimoodi hakkama selle vlogi lõpetamisega, ma juba siin tükk aega üritan seletada ühte lihtsat asja. Nimelt, ma otsin inimest, kes oleks nõus mulle New Yorki näitama 27. detsembril. Ei, 28. detsember. Ehk siis tahad ise näidata? Võiks küll ju. Kas sul äkki ööbimiskoht ka olemas seal? Ja, mul on mitu seal. Ma mõtlesin selle peale, et tegelikult oleks tore ju, kui ma USA-sse lähen ja kogemata mõni inimene, kes elab seal või teab kedagi, kes elab seal, valmis näitama ringi olukorda. See oleks ju tore tegelikult kohtuda teiste eestlastega ka näidata, kuidas nemad seal elavad ja mis nemad seal teevad. Võib-olla see on natuke nagu far-fetched, ma võin võtta selle Airbnb ka, aga kui mõni on nii lahke ja on nõus meid Liinaga isegi majutama. Let's see the power of YouTube. Täpselt, let's see the power of YouTube. Te alati kirjutada mulle siis igale poole. Ma vist olen täiesti vormist vlogimis vormist väljas. Käsi väsis ära praegu. Nagu ütlesin, käsi vajab. Ma ütlesin, ma ei saa enam isegi iseenda hakkama. Elu on nii sassis, kõik tuleb kokku võnna, kõik tuleb maha müüa, nagu ma ütlesin. Tegutseda tuleb hästi palju. Mul on kopp ees sellest, et mul niisugused väga rabedad vlogid on. Ma ei suuda saada mitte millegagi enam siin YouTube'is hakkama. Siinkohal võtamegi kõik kokku. Aitäh, et olite selle mõne minuti minuga. Ja meie näeme teiega juba järgmisel nädalal või siis järgmisel nädalal. Tšau! Ei, auf Wiedersehen, tschüss, bye!